Tere tulemast vaatama järgmist e-agronoomi veebiseminari. Minu nimi on Elmar ja tänaseks teemaks veebiseminaris on vaadata üle, kuidas uuendada oma põlde e-agronoomi programmi sees. Ehk siis alustamegi täiesti kohe otsast pihta. Me oleme hetkel e-agronoomi avalehel ja selleks, kui on nüüd tekkinud vajadus ja see õige aeg, et põllud uuesti kanda e-agronoomi sisse, tuleb teha selline asi nagu import. Põldude import käib sealt, kus ta on käinud juba ka eelnevalt, ehk siis tuleb valida e-agronoomi menüüst põlluraamat. Siit avaneb kõigepealt olemasolevate põldude pilt ning siin üleval menüü juures näeme me import ja eksport nuppu. Kui siia peale vajutada, annab meile siis programm märku, missuguseid tegevusi saame me importida ja eksportida. Meie valime siis põldude impordiks just selle esimese variandi ja vajutame siia nupu peale alusta. Avaneb selline lehekülg. Siit lehelt saab siis põlde sisse kanda nii selles staadiumis, kus põlde ei ole veel sisse kantud, kui ka siis uuesti sisse kandmiseks, mida me täna vaatame täpsemalt üle. Iseenesest on lehekülg ehitatud üles niimoodi, et siin on kõik vajaminev info olemas. Ehk siis, kui hiljem tulla siia iseseisvalt vaatama, peaks saama hoolikalt vaadates ja lugedes aru kõigest, mis siin täpsemalt toimub. Küll aga teen selles samas veebiseminaris kiire ülevaate, mida see täpsemalt siin näitab meile. Esimene valik, mida me saame valida, on see, mis koristushooajale soovime lisada uusi põlde. Hetkel jätame selle koristushooaja 2020-ks. Nüüd, et põllud kätte saada, on siin link, kus kohast saab e-PRIAsse minna. Siin all oleme teinud ka ühe juhendvideo, mida saab vaadata, mis juhendab siin täpsemalt e-PRIAs liikudes, näidates kätte, kuidas sa saaksid enda põldude faili. Kui see fail on ilusti kätte saadud ja sinu arvutisse laetud, siis tuleb nüüd see arvutist laadida siia samasse programmi. Ja selleks on meil siin punkt number 3 ehk siis vali alla laetud zip-fail. Mõnikord võib juhtuda, et kui sa e-PRIAst laed alla enda põldude faili, siis internetibrauser, seesama aken, kus kohas sa oled e-PRIAs sees, ei anna sulle märku, et sa oled midagi alla laadinud. See võib sõltuda seadetest, missugused on sul paika pandud arvuti peal, kuid mida tasub kindlasti teha, on vaadata oma arvuti alla laetud failide kausta. Kui siia nüüd vajutada, siis minul hetkel on siin 2 faili. Mõlemad on, ma tean, et ma olen alla laadinud e-PRIAst ja kuidas nendel nüüd vahet teha, et milline neist on õige. Kõige lihtsam moodus on võtta siis just see kõige viimane, ehk siis kui sa tead, et viimane fail, mis sa alla laadisid, oli see, mida sa kavatsed ka e-agronoomi üles laadida, siis just see viimane ajalooliselt, mis on salvestatud arvutisse, tuleks ka siit kohalt valida. Programm ilusti näitab, et fail on valitud ja nupp nimega jätka läheb roheliseks, mis annab märku meile, et me saame siit edasi liikuda. Järgmiseks avaneb meil siis põldude impordileht. Siin on kuvatud kõik põllud, mis selles failis oli, mis sa just üles laadisid. Selleks, et kogu süsteem nüüd läbi viia ja põllud saaksid e-agronoomi sisse kantud, tuleb läbida siin esimene, teine ja 3. punkt. Hetkel asume esimese punkti juures, kus meil siis kuvatakse põllumassiivi numbrid, põllunumbrid, põllupindalad ja impordi staatus. Nagu näha, siis igal põllul on ees linnuke. Need linnukesed näitavad seda, missuguseid põlde kavatsed sa e-agronoomi sisse kanda. Kui nende seas on mõni põld, mida sa sellest failist tegelikult sisse ei soovi kanda, on sul võimalik alati linnuke eest ära võtta. Kui aga soovid kõik põllud kanda sisse, siis jäta linnukesed juurde. Ehk siis oluline meeles pidada, et need põllud, mida sa vajad, neile jätta ette linnuke. Kui see valik on tehtud, siis tuleb lihtsalt vajutada siit alt keskelt edasi. Nagu näha oli, siis me hetkel siit ülemiselt järjehoidja realt hüppasime sobita põllud lehelt edasi. Siia teisele punktile satud sa siis, kui
sellel failil, mida sa e-PRIA-st kätte said ja siia hakkasid importima, on mingisugune infosegadus e-agronoomi põldudega, mis sul enne olid sisse kantud. Ehk siis, kui jääd sa siia teisele tasemele, siis kuvatakse sulle ette põllud kahes vaates ning sa pead lihtsalt üle vaatama, missugune info nende põldude kohta on õige. Ehk siis ta võrdleb infot e-PRIA põldude info järgi ja e-agronoomi põldude info järgi. Kui see on ilusti üle vaadatud ja kinnitatud, oledki sa jõudnud vaata üle lehele. Siinkohal mainin ka, et seda teist versiooni juhtub suhteliselt harva. See on pigem siis, kui põldudega on mingisugune keerulisem lugu. Kui aga oled jõudnud kolmandale lehele, siis annab sulle programm valiku nendest samadest põldudest, mis sul enne olid linnukesega kinnitatud. Siin sa näed nüüd juba täpsemalt põllu nime ja jällegi põllunumbrit, pindala, põllumassiivi numbrit ning lisaks ka PRIA kultuuri ehk siis kultuur, mis oli PRIAs märgitud ja seda kultuuri, mis impordiga kaasa tuleb sulle e-agronoomi. Kui sa soovid, siis on sul võimalus juba siin põllule valida uus kultuur ning pärast seda valimist ongi pärast üleslaadimist sellel põllul antud kultuur juurde märgitud. Kui sa soovid, siis on sul võimalus ka siin samas muuta juba ka põllu nime. Ehk siis saad vajutada lihtsalt selle nime lahtri peale ja anda talle nimi. Vajutad salvesta ning see nimi salvestub ilusti siia juurde. Seda saab kõikidele põldudele teha, olenemata, mis nende nimi hetkel siin on. Kuid seda ei pea siinsamas tegema, sest põllu nime saad sa ka hiljem muuta, kui sa oled impordi läbi viinud. Kui kogu info tundub siin õige, ühtegi segast tükki ei ole, siis on aeg vajutada kinnita ja impordi. Enne kui ma seda vajutan, räägin ka läbi, mis juhtub, kui hetkel see tegevus katkestada. Ehk siis, kui vajutada siit jätka hiljem, ehk siis oled näiteks avastanud, et võib-olla midagi on jäänud tegemata, siis vajutame siia korra jätka hiljem ja vaatame, mida programm teeb. Ta viib meid tagasi impordi lehele ja annab märku, et mul on eelnev import pooleli jäänud. See hoiatus siit enne ära ei kao, kui see import, mis pooleli jäi, on läbi viidud. Ehk siis lihtsalt siia kirja peale vajutades alustame uuesti punktist 1. Saab taaskord info üle vaadata, vajutame edasi ning oleme uuesti siinsamas lehel. Nagu ka näha, siis põllu nimi, mis ma vahepeal muutsin, on siia jäänud ilusti paika, ehk siis need nimed ja muudatused siin ära kustuda ei saa. Jällegi, igaks juhuks tasub alati üle vaadata, et kas kõik info on õige. Ja kui see vastab sellele, kuidas see peab olema, siis ongi aeg vajutada kinnita ja impordi. Nüüd programm natukene aega mõtleb, olenevalt sellest, kui palju oli faile. Ja kui see on tehtud, siis avanebki meil ilusti põldude kaart. Siinkohal tasub kindlasti üle vaadata, kas kõik põllud on täpselt sellise infoga, nagu nad peaksid olema, lihtsalt, et olla täiesti kindel. Seda saab teha nii kaardi vaates kui nimekirja vaates. Kui peaks juhtuma, et impordiga tekib mingisuguseid probleeme, näiteks tuleb ette mõni hoiatus või pärast importi ei ole põllud laekunud e-agronoomi programmi, siis kõige lihtsam ja kindlam viis on võtta meiega ühendust ja anda sellest murest teada. Selleks leiab alati ekraani alt meie telefoninumbri ning saab ka meile kirjutada oma murest. Ja meie kliendi tugi aitab igal võimalusel, kui mingisugune mure on tekkinud. Ja siinkohal ongi selle koha pealt kõik ning kui on tekkinud küsimusi, võib julgelt kirjutada selle sama video alla kommentaaridesse küsimused või kui on mõni eraviisilisem mure, siis anda meile juba telefonitsi, e-maili teel või siis jutumulli kaudu teada enda murest. Suur aitäh kuulamast ja vaatamast ning ilusat põldude importimist!